Tervist! Mu tänane video on ilmselt juba selle pealkirja tõttu tekitamas vastakaid tundeid ja arvamusi, aga ma soovitan soojalt vaata see video lõpuni, enne kui sa pahandad ja kommenteerima hakkad. Jalgpall on teadupärast laste ja noorte seas väga levinud spordiala ja ennekõike südame-veresoonkonna haiguste ennetamise osas on sellest väga palju kasu, mida näitavad väga paljud teadusuuringud, aga kui me räägime aju tervisest, siis on lugu hoopis vastupidine kahjuks. Ja meil on tänapäeval tegelikult väga palju andmeid selle kohta, et peaga palli lüües, ja peaga palli löömine on jalgpalli loomulik osa, saadud mikrovigastused ei pruugi tekitada nähtavat tervisehäda koheselt. Aga need summeeruvad teatud aja jooksul ajukahjustustena ja avalduvad oluliselt suurema riskina, et tänasel lapsel või noorel ja tulevasel täiskasvanul ja kaugemas tulevikus veel eakal on kordades kõrgem erinevate dementsuste, sealhulgas Alzheimeri tõve risk. Ja samamoodi esineb neil oluliselt sagedamini näiteks Parkinsoni tõbe ja motoorsete neuronite haigust ALS-i. Avastus, et see, kui sa saad pidevalt lööke vastu pead, tekitab sulle väga suure tõenäosusega hilisemas elus tõsiseid probleeme, ei ole tegelikult üldse uus, aga esialgselt seostati seda ainult boksi ja teiste kontaktspordialadega. Näiteks 1928. aastal avaldas USA patoloog Harrison Martland teadusartikli seisundist, mis tekkis boksijatel, kes löödi ringist tihti pikali ja said nii-öelda kõvasti sisse ja pakkus selle seisundi nimeks inglise keeles punch drunk, mida võiks eesti keeles tõlkida kui löögiuimasus või löögijoomasus. Pandi tähele, et sageli progresseerus punch drunk üsna spetsiifiliseks dementsuseks, mida hakati kutsuma nimega dementia pugilistika ehk otsetõlkes boksija dementsus. Hiljem hakati selle asemel kasutama väljendit krooniline traumaatiline entsefalopaatia ehk CTE, mida kasutatakse ka tänapäeval. CTE on, kui sellest natukene pikemalt rääkida, progresseeruv neurodegeneratiivne haigus, mida seostatakse ennekõike korduvate löökidega peapiirkonda, kusjuures need löögid ei pea tekitama kohe mingisuguseid klassikalisi sümptomeid, nagu näiteks peapõrutust, ega peaga tegelikult olema väga tugevad. Ning selle haiguse sümptomiteks on mälukaotus, segadusperioodid, depressioon, ärevus, käitumuslikud muutused ja halvimal juhul ja lõpuks raskused igapäeva toimetustega hakkama saamisel. 100% saab selle diagnoosi panna alles surmajärgselt, kui uuritakse aju ja leitakse sealt CTE-le iseloomulikke muudatusi, milleks on peamiselt siis tauvalgud ja nende ladestused. See, et CTE diagnoosi saab panna alles surmajärgselt aju uurides, on ka põhjuseks, miks me ei saa tegelikult välja tuua väga konkreetseid riskinumbreid palli peaga mängimise ja selle haiguse vahel, aga teatud järeldusi me saame teha. Ja ma ütlen kohe ära, et see pilt, mis nüüd hakkab kohe välja joonistuma, ei ole pehmelt öeldes väga ilus. Nii näiteks on Bostoni ülikooli juures tegutsev neuroloog ja patoloog Anne McKee uurinud juba aastaid samuti sageli pead ära löövate ja minitraumasid saavate praeguste ja endiste Ameerika jalgpallimängijate ajusid. Ning surmajärgsed lahangud on näidanud, et kroonilist traumaatilist entsefalopaatiat esines 345 endise mängija ajust 376. Ehk siis selle raske neurodegeneratiivse haiguse esinemissagedus sageli pead ära löönud endistel sportlastel oli 91,7%. Ja võrdluseks võiks tuua, et kui teadlased uurisid antud spordialaga mitte tegelenud inimeste ajusid, siis leiti, et CTE-le viitavaid tunnuseid esineb ainult ühe inimese ajus 164-st, mis annab siis esinemissageduseks 0,6%, aga kui hakati uurima, kes see üks inimene on ja mida ta on oma elus teinud, siis selgus hiljem, et ta oli ülikoolis mänginud poolprofessionaalsel tasemel Euroopa jalgpalli. Me peame arvestama, et endiste Ameerika jalgpallurite puhul võis valimisse sattuda enam selliste inimeste ajusid, kellel oli juba elu jooksul raskemaid tervisega seotud hädasid,
Aga sellele vaatamata on selle seose tugevus lihtsalt jahmatav. 91,7 versus 0,6%. Tähendab teisiti öeldes 153-kordset relatiivse riski tõusu. Ja et mõista, kui suur see tõus on, ma võin võrdluseks tuua, et kui sa tõmbad kogu elu jooksul iga päev paki sigarette päevas, võrrelduna siis sellega, kui sa üldse suitsu ei tee, siis see tõstab su kopsuvähi riski hinnanguliselt 20–30 korda. Ehk siis oluliselt vähem. Oluline on teada, et pidevate peapiirkonna löökide negatiivne mõju ei piirdu ainult CT-ga, vaid see tõstab ka teiste ajutõbede riski. Näiteks selles 2019. aastast pärinevas teadustöös uuriti muuhulgas, kas Šotimaa endistel professionaalsetel jalgpalluritel, ja nüüd me räägime juba nagu meie mõistes jalgpallist, on keskmiste inimestega võrreldes suurem suremus neurodegeneratiivsetesse haigustesse, näiteks Alzheimeri tõppe. Vaatame sellele, et sinu jutuks olnud kroonilise traumaatilise entsefalopaatia esinemist siin eraldi üldse ei uuritud, on tulemused, mida sa praegu ekraanil näed, minu arvates jällegi üsna šokeerivad. Nii näiteks on endistel jalgpalluritel ükskõik millist tüüpi neurodegeneratiivne haigus surma põhjuseks, olenevalt sellest, kas see oli primaarne või kaasuv, 190% kuni 240% suurema tõenäosusega. Ning neil diagnoositi võrrelduna mitte jalgpalluritega Alzheimeri tõbe 300% suurema tõenäosusega, muud tüüpi dementsust 166,7% suurema tõenäosusega, Parkinsoni tõbe 100% kõrgema tõenäosusega ja erinevat tüüpi dementsusega seotud retseptiravimite väljakirjutamine tõenäosus nende puhul oli kõrgem 300%. Õhtab suht sõnatuks. 2021. aastal tehti antud uuringule ka jätku-uuring ja otsiti vastust küsimusele, kas kõigi nende riskidega seoses on ka oluline, millisel positsioonil sa mängid ja kui pikalt kestab su mängija karjäär. Ja suhteliselt vähe üllatuslikult leiti, et kõige kõrgem on neurodegeneratiivsete haiguste risk kaitsjatel, kes mängivad peaga palli kõige rohkem, ja kõige madalam või siis antud analüüsis sisuliselt olematu väravavahtidel, kes mängivad palli peaga väga harva. Samuti torkab uuringus selgelt silma, et mida pikem on su mängija karjäär, seda suurema tõenäosusega sa mõne neurodegeneratiivse haiguse saad ja sellesse ka sured. Palli peaga mängimise negatiivne mõju aju tervisele on tegelikult veelgi tugevam, kui esmapilgul paistab. Nii uskumatu, kui see väide ka ei ole, sest üldiselt me teame hästi, et aeroobse ja anaeroobse füüsilise aktiivsuse segu, mida jalgpall ju iseenesest on, alandab eraldi võetuna neurodegeneratiivsete haiguste riski oluliselt. Pidevast peaga tagumisest põhjustatud muutused ajus avalduvad raske haigusena alles elu teises pooles, aga näiteks selles teadustöös, kus uuriti noorte täiskasvanud amatöör jalgpallurite aju ja nende vaimset võimekust, selgus, et neil esineb probleeme vaimse võimekusega ennekõike mäluga ja nende ajus ilmneb ka struktuurseid muutuseid, mida ei ole märgata selliste inimeste ajus, kes palli peaga ei löö. Need leiud ei olnud ka sõltuvuses sellest, kas kellelgi uuritutest oli olnud peapõrutus, ehk siis tegemist oli sagedase palli peaga löömise otsese ja kuhjuva tagajärjega. Tead, ma võiksin neid uuringuid siin üksteise otsa laduda päris pikalt, aga ma hoian aega natukene kokku ja lisan siia veel ainult ühe teadusliku ülevaate, mis pärineb eelmisest aastast ja mille raames analüüsiti kõiki tõsiselt võetavaid teadustöid, mis on antud teemat varem uurinud ja leiti, et palli peaga löömine on väga suur ajutervise ja vaimse võimekuse riskifaktor. Ja kui neurodegeneratiivsetest haigustest ma juba rääkisin, siis tasub muuhulgas esile tuua, et muuhulgas on leitud väga tugevaid seoseid palli peaga mängimise ja halvenenud vaimse tervise vahel. Ehk siis sellistel sportlastel esineb olenemata vanusest enam näiteks depressiooni, peavalusid ja ärevushäireid.
See, kuidas palli pidev peaga löömine täpselt negatiivseid lühi- ja pikemaajalisi muudatusi ajus põhjustab, on meil üldiselt teada. Aga sellest ma täna pikemalt rääkima ei hakka, sest muidu läheb video liiga pikaks. Aga kokkuvõtteks, asi on ikka päris halb. Ja minu esimene soovitus, reaalselt ma tean, et see kõlab võib-olla isegi natuke imelikult, ülepakutult, aga minu esimene soovitus on see, et ära pane oma last praegusel ajal jalgpallitrenni. Vali selle asemel mõni muu ala, mis arendab aeroobset võimekust, näiteks ujumine. Või kui sa eelistad võistkondlikku spordiala, siis on mõistlik panna oma laps mõnda sellisesse treeningusse, kus ta pead kogu aeg ära ei löö ja teistega suure kiiruse pealt näiteks ka kokku ei põrka. Näiteks võrkpall on selline spordiala, mis peaks üsna hästi sobima. Ja võib-olla tundub sulle, et küllap jalgpallijuhid ja treenerid teavad, et selline probleem on olemas ja teevad treeningutesse vastavaid muudatusi. Aga kui kusagil on ka kirjas, et lapsed ja noored ei tohi palli peaga lüüa ja ma ei leidnud tegelikult Eesti jalgpalli ökosfääris sellist kohta, siis päris elus ei pea mitte keegi seda oluliseks teemaks. Ma küsisin natukene infot lapsevanematelt, kelle laps käib jalgpallitrennis ja nemad uurisid oma lapse käest, et kuidas selle peaga mängimisega siis tegelikult on. Ja mitte ükski laps ei öelnud, et see oleks kuidagi nagu ülemäära reguleeritud või isegi keelatud. Ma küsisin kommentaari ka Eesti Jalgpalliliidult, aga nemad ei viitsinud mulle vastata, mis ma tõesti vabandan, aga minu hinnangul näitab seda, et nende jaoks ei ole see, et tänased noored jalgpallurid lõpetavad oma elu Alzheimeri palatis mingisugune teema ja nad ei ole lihtsalt veel suutnud välja nuputada, kuidas mulle nii vastata, et poleks kohe nagu ilmselgelt näha, et neil on tegelikult täiesti suva. Ja ma olen kindel, et mingil hetkel jalgpallireegleid muudetakse ja keelatakse peaga mäng ära, aga see juhtub siis, kui sinu täna jalgpallitreeningus käiv laps või noor on oma aju juba tegelikult pöördumatult kahjustanud. Ja arvatavasti me saame näha umbes samasugust mõtteviisi muutumist nagu suitsetamise puhul. Veel, tegelikult kui sa mõtlema hakkad, mingi 30 aastat tagasi oli absoluutselt normaalne tõmmata suitsu nii tööl, avalikes ruumides kui ka, ma ei tea, lennukis. Ja siis ei olnud keegi, ei arvanud, et see on nüüd midagi väga halba. Täna me peame seda täiesti lubamatuks. Ja samamoodi me ilmselt imestame ka tulevikus, kuidas me küll lubasime lastel ennast palli peaga tagudes sandistada, kuigi tegelikult kõik teadsid, mida palli pidev peaga löömine enesega kaasa toob. Me võime ju retooriliselt küsida, et kuidas on võimalik, et meil on nii selge arusaam selle kohta, kui tohutult kahjulik on palli peaga löömine, aga seda ei ole ikkagi ära keelatud. Aga siin on tegelikult, oleme ausad, väga lihtne vastus. Jalgpallis ringlevad rahasummad on üüratud, lihtsalt arusaamatult suured ja seal, kus on väga palju raha, seal tekib väga kiiresti põhimõtte lagedus ja kala, nagu me teame, hakkab kõigepealt mädanema peast. Võib-olla oleks Eesti jalgpalli jaoks võimalus see teema tõstatada ja minna seeläbi ajalukku kui, riik, kes polnud võib-olla jalgpalli maailma edetabelis kunagi väga kõrgel kohal, aga kes muutis seda mängu nii, et märgatav osa sellest osavõitjaid olid võimelised veetma vanaduspõlve nii, et nad tunnevad oma lähedased ära ja saavad igapäevatoimetustega ise hakkama. Aga olemata küll Eesti jalgpalli või üldse jalgpalli ekspert, millegi pärast ma kahtlen sügavalt, et vähemalt praegu Eesti jalgpallijuhid midagi sellist ette võtaksid. Ma rääkisin täna videos peamiselt pikemaajalistest, ent pisut ka lühemaajalistest negatiivsetest mõjudest vaimsele tervisele ja võimekusele. Aga lisaks sellele on jalgpallis nii treeningu käigus kui ka eriti võistlustel väga suur füüsilise vigastuse oht. Ma ise olen näiteks jõusaali treener ja ma kuulen üsna sageli, et lihastreening jõusaalis pidavat olema väga ohtlik. Aga ütlen sulle siiralt, et esiteks leiab tõsiseid vigastusi jõusaalis aset üliharva. Ja teiseks, kui sa võrdled näiteks vigastuste sagedust ja nende tõsidust lihastreeningu ja jalgpalli ajal ja vahel, siis on tegemist suurusjärgu võrra erinevate näitajatega.
Ka pole mina veel näinud, et keegi saaks jõusaalis tõsise peapiirkonna vigastuse. Teoorias võib sulle ju hantel pähe kukkuda, aga see on ikkagi üliharuldane juhtum. Aga jalgpallis on see pehmelt öeldes igapäevane. Kusjuures, kui me räägime noorte spordist, siis saavad huvitaval kombel ja üllataval kombel peapõrutusi ja muid raskeid peavigastusi sagedamini just tüdrukud, mitte poisid. Väited, et elu jooksul kogetud peatraumad, näiteks peapõrutused, suurendavad riski, et sul tekivad elu jooksul neurodegeneratiivsed haigused või tõsised vaimse tervise häired, on äärmiselt teaduspõhised ja see seos on üllatavalt selge ja tugev. Jalgpall ja enne kõike selle vääramatu osa palli peaga löömine ja muidugi ka otsesed peavigastused vähendavad oluliselt tõenäosust, et sa oled keskealisena ja eriti kõrgemas vanuses terav pliiats. Aga lihastreening, kui ma juba seda kiitma hakkasin, parandab su vaimset tervist ja võimekust igas vanuses ja nii lühiajaliselt kui pikemaajaliselt. Ja kui su laps teeb regulaarselt lihastreeningut, mida võib vastupidiselt vale arvamusele teha igas vanuses, siis paranevad ta õpitulemused, käitumine ja ta on ka üldiselt vaimselt võimekam ja tervem. Jõusaalis näeme!